Tere! Mina olen Merike ja tänastes õmblusjuttudes tahaksin ma teile tutvustada sellist väikest abilist. See on selline püramiid, mis on mõeldud selleks, et sellega näiteks telefoni ekraani puhastada. Püramiidi, seda on hea käes hoida. See on tehtud sellistest rõõmsatest kangastest ja üks külg on õmmeldud mikrokiust lapist. See on poest ostetud kodutarvete osakonnast puhastuslapp mikrokiust. Ja muidu olen kasutanud siis selliseid flanellkangaid, sametkangaid, peent velvetit ja vajaduse korral saab seda siis ka pesta, et tolm välja saada või muu mustus. Töökäik oleks siis järgmine. See suurus tegin nagu oma käe järgi, et oleks mõnus mõndi käes hoida ja telefoni puhastada. See suurus on siin 8 × 8 on selle kolmnurga külje pikkus. Esmalt tulebki siis valmistada šabloon papist. Külje pikkus on 8 × 8 × 8 ja siis selle abil lõigata kangast välja tükid. Kõige mõnusam on niimoodi, et kõigepealt võtta need kangad, siis triikida ära ja võib lõigata ribadeks, et siis saaks teha siis lõigata ribadest kolmnurgad. Kui see on tehtud, siis võtta 4 kolmnurka ja õmmelda nad niimoodi külgepidi kokku. Ja nüüd paneme selle riba kokku püramiidiks. Me õmbleme niimoodi, et oleks 3 külge, et oleks nagu selline kolmnurkne. See peab tulema niimoodi, et siis õmblusmasina all lihtsalt niimoodi järjest külg küljelt kokku õmmelda. Esialgu on niimoodi, siis õmbleme siit kokku, siis vaatame jälle, kuidas teha seda korpust edasi, et moodustuks meile sobilik figuur, siis teeme järgmise õmbluse niimoodi ja siis jääb veel viimane õmblus ja selleks, et see oleks lõpptulemus oleks ilus, siis ka siin õmmelda algus ja lõpp ja jätta keskelt lahti pööramisava. Et lõpptulemus peaks siis välja nägema selline pärast õmblemist. Ja siin on siis see pööramisava. Tegin siin spetsiaalselt musta niidiga, et oleks hästi äratuntav. Ja nüüd pöörame oma püramiidi ümber. Nagu juba ühes eelnevas videos ma rääkisin, kasutan ma pööramiseks selliseid Hiina pulkasid. Need ei ole nii teravad kui käärid või pliiatsid, aga ikkagi tuleb olla ettevaatlik, kui me nurkades oleme. Kõigepealt siis näpu osavusega ümber pöörata see püramiid ja nurgad välja lükata. Kui need nurgad on pärast õmblemist väga paksud jäänud, siis võib need veel õmblusvarud veel tagasi lõigata.
Nii, selline on meie ümber pööratud püramiid. Ja nüüd on see vaja täis toppida. Võib kasutada ka siis spetsiaalselt selliseid täitematerjali. Võib kasutada ka näiteks kangaribasid, aga kuna mul on palju selliseid asju olnud, mida on vaja täita, ja siis ma mõtlesin, et kuidagi mõtet on osta täitmiseks mingit materjali, kus me ei tea, kus tuleb, kuskilt Hiinast või kuskilt kaugelt välismaalt, ja siis ma läksin ühe tuttava lambakarjuse juurde siin meie lähikonnas ja palusin talt lambavilla. Ja ta andiski mulle oma suure kotitäie lambavilla, siis ma siis ära pesin ja nüüd kasutan seda rõõmsalt kõiksugude asjade täitmiseks. Minu arvates väga hea looduslik materjal, ei maksa midagi või maksab vähe ja ei lähe raisku, sest muidu tal ei oleks ka sellega midagi teha. Ja siis ma muretsesin endale kraasid. See lõng on nüüd, vill on nüüd läbi pestud ja siis enne kasutamist ma kraasin ta lihtsalt läbi, et ta oleks ilus pehme ja mahuline. Ja täidiseks ei olegi vaja rohkem vaeva näha. Ja siis jällegi oma selle pulgakese abiga topin oma püramiidi täis. Vaatame, et tipud saaksid ka hästi teravad. Kui selliseid täidetavaid asju korralikult täis toppida, siis on uskumatu, kui palju täitematerjali siia läheb. Ja ka siia läheb veel rohkem, kui ma endale ette kujutasin. Aga kui meil on villa laialt käes, siis miks mitte. Ja niimoodi saab jälle teha mitte millestki midagi, aga minu arvates on see ka päris praktiline ise. Kui see on nüüd täis topitud, siis võtta niit ja nõel ja õmmelda see ümberpööramisava salapistetega kinni. Topiks veel natuke ühtlasemalt. Ja ongi püramiid valmis. See on minu ühe õmbluspäeva lõpptulemus. Soovin ka teile rõõmsat õmblemist.